Teheranist tulnu polnud vaherahu märk, vaid Donald Trumpi otsene ümberlükkamine. Jumala halastaja ja armulise nimel. See strateegiline jõud, millest te nii palju rääkisite, on muutunud strateegiliseks kaotuseks. Kui see ise hakanud supervõim suudaks tupikust väljuda, oleks ta seda juba teinud. Ärge nimetage kaotust kokkuleppeks. Teie lubadused on läbi. Täna on maailmas kaks leeri, tõe ja vale, ning ükski tõe otsija ega vaba inimene ei lase end teie meedia poolt petta. Teie sisemised konfliktid on nii suured, et kauplete iseendaga. Te enam ei investeeri sellesse piirkonda ega näe kunagi endisi energia ja nafta hindu. Alles siis, kui mõistate, et stabiilsuse selles piirkonnas tagab meie relvajõudude tugev käsi, stabiilsus jõu kaudu. Meie ütleme selgelt välja, kuni see pole meie tahtmine, ei pöördu ükski olukord tagasi endisesse seisu. See tahe on See hetk saabub alles siis, kui mõte tegutseda Iraani rahva vastu on teie rikutud meeltest täielikult kustutatud. Esimesest päevast alates oli, on ja jääb meie esimeseks ja viimaseks sõnaks just see. Keegi ei tee kunagi kokkulepet kellegagi nagu teie, ei praegu ega edaspidi. Jah, võit tuleb ainult Jumalalt, kõik luinsalt. Iraani valitsus vastas Ameerika presidendi väidetavate USA-ga läbirääkimiste kohta karmilt ja avalikult. Iraani sõnul kuulutab Washington välja olematu kokkuleppe. Iraani ametnikud süüdistasid Trumpi, et ta peab läbirääkimisi iseendaga, selle asemel, et neid kinnitada. Ja nad saatsid veel ühe karmima sõnumi, öeldes, et ameeriklased ei peaks oma kaotust nimetama kokkuleppeks. Reuters ja AP märkasid seda reaktsiooni kui osa uutest verbaalsetest pingetest kahe poole vahel. Reutersi teatel sattus vastuse keskmesse Iraani sõjaväe juhtkond. Kõige silmapaistvam avalduse tegi Iraani relvajõudude ühendväe juhatuse pressiesindaja Ebrahim Solfakari. Ta esitas Trumpile avalikult küsimusi ja vihjas, et Valge Maja kujutab nüüd ise ette läbirääkimisi. See näitab, et ümberlükkamine ei tulnud mitte ainult kõrvalise kommentaari või teisejärgulise allika kaudu, vaid see tuli ametlikust kanalist, mis on seotud režiimi kaitsesüsteemiga. Ajal, mil Teheran püüab näidata kindlameelsust oma rahvale, liitlastele ja piirkonna rivaalidele. Ka see, millal see juhtus, on oluline. Saada olevad väljaanded näitavad, et see vastus tugevnes 24. kuni 25. märtsil 2026, kui uudistes räägiti sõjast, rünnakutest ja suurenevast survest energiaturule. See punkt on oluline, sest muudab konteksti. See pole vana avaldus, vaid reageering praegusele kriisile, sõjalisele ja diplomaatilisele vastasseisule, mis mõjutab juba naftat, investeeringuid ja piirkondlikku julgeolekut. See vaidlus toimub ametlikul diplomaatilisel tasandil Washingtoni ja Teherani vahel. Aga tegelikkuses levib see kogu Lähis-Idas ja rahvusvahelisel turul. Sõda ja uute rünnakute oht on kriisi süvendanud. Retoorikast kaugemale minnes tõi Reuters esile, et vastasseis oli juba mõjutanud energiat, rahandust ja riskitaju piirkonnas. See selgitab, miks Iraani väide investeeringute ja nafta hindade kohta polnud juhuslik. Iraan näitab, et jätkuva surve korral pole tagajärjed ainult sõjalised. See võib mõjutada riikide, ettevõtete ja tarbijate rahakotti kogu maailmas, nagu tegi Iraan. Ümberlükkamine oli täis irooniat, vastasseisu ja kaudset ähvardust, mitte pehmet diplomaatilist keelt. Kui öeldi, et USA peab üksi läbirääkimisi, režiim mitte ainult ei lükka Trumpi versiooni ümber, vaid ka naeruvääristab seda öeldes. Ärge nimetage oma kaotust kokkuleppeks. Iraan püüab näidata, et nurka pole surutud Teheran, vaid hoopis Washington. Ja öeldes, et piirkonda ei tule investeeringute uudiseid ega naasta vanade energia- ja naftahindade juurde, muutub sõnum veelgi agressiivsemaks. Režiim vihjab, et ebastabiilsus võib jätkuda ja kriisi hind on kõrge. Miks see vastus nii oluline on? Sest see lükkab vähemalt avalikult ümber Trumpi katse näidata diplomaatilist edu.
AP teatas, et Trump väitis, et Iraan soovib kokkulepet ja tal olid kontaktid sobivate inimestega. Ameerika narratiivi probleem on, et Teheran eitas kõike avalikult ning sellistes kriisides on narratiiv peaaegu sama tähtis kui raketid. Kui üks räägib läbirääkimistest ja teine peab seda bluffiks, tundub maailmale see usaldusväärsuse võitlusena. On veel üks otsustav tegur. Iraan näib soovivat vältida alistumise muljet. Ja majanduslikult võiks otsese vestluse tunnistamine USA-ga sisemiselt tunduda kui taganemine. Seetõttu oli strateegiaks vastata isegi provokatiivselt. Eesmärk on säilitada vastupanu, takistada Trumpil kokkuleppe ideest poliitilist kasu lõigata ning näidata, et Teheran ei nõustu end nõrgana kujutada. See ongi selle ümberlükkamise loogika. Rohkem kui lihtsalt vestluse eitamine, Iraan võitleb ülemaailmse arusaama pärast, kes andis järele ja kes jätkab vastasseisu. See on muret tekitav, kui üks räägib läbirääkimistest ja teine vastab pilkavalt. Nii vähenevad pingete leevendamise võimalused. See suurendab ebakindlust, tõstab pingeid ja hoiab turu valvel. Reuters on varem maininud, et sõda on jätnud Lähis-Ida energiasektorisse sügavad armid. Teine agentuuri analüüs näitas, et kriis mõjutab isegi naftaga seotud finantssüsteemi ammuseid kindlaid arusaamu. Lõppkokkuvõttes on selge, mida Iraan ütleb. Ta ei tunnista Trumpi versiooni, ei aktsepteeri, et Washington kuulutab välja kokkuleppe ilma Teherani kinnitust saamata ja tahab muuta selle episoodi Valge Maja poliitiliseks kaotuseks. Seda ütleb režiimi sõjaline tuumik.